Kui selle kõige lõpus jääb Iraani režiim paika, siis tapetud ajatolla poeg, kes on veel radikaalsem, asendab nüüd oma isa, nagu see on varemgi juhtunud. Rahvas ei tõuse üles, sest kogu selle sõja vältel pole olnud mingit märki, et nad seda teeksid. Ja iraanlased säilitavad kontrolli Hormuzi väina üle ning teavad, et kui nad selle sulgevad, võivad nad põhjustada tohutut kahju. Oma suva järgi, nagu me oleme seda majanduses näinud. Ja nad võivad ka, kui soovivad, rünnata oma naaberriike Pärsia lahe ääres, millal iganes tahavad, ning teavad, et ka see põhjustab tohutut kahju. Paljude inimeste jaoks näib, et Iraanil on siin palju trumpe. See, mida sa just kirjeldasid, on see, et Iraan on suur vägivaldne kiusaja. Ja see tõestab veelgi enam, et me peame tagama, et ta ei saaks tuumarelva. Tagama, et ta ei saaks maailma terroriseerida. Sest me oleme näinud, milline see kiusaja välja näeb, kui ta kasutab tavarelvi. Nii et kujutage nüüd ette, milline see oleks, kui tal oleks tuumarelvad. Kui üldse, siis me kõik oleme näinud tõelist Iraani. Ma tahan teile ka öelda, et usun, et peagi tuleb Iisraelis uus valitsus. Loodetavasti juhin seda uut valitsust mina. Ja ma tahan siit Iraani režiimile öelda, režiim, minust saab teie kõige hullem õudusunenägu. Ma ei anna alla enne, kui me vabastame teie rahva ja tagame, et teil ei oleks tuumarelva, nii et teil pole mingit lootust. Me ei anna selles pingutuses järele, sest me võitleme oma vabaduse, oma julgeoleku ja kogu Lähis-Ida hüvanguks.